No nii, hei. Täna siis selline audikene, et parasjagu mustakene, aga SQ7 2016 aasta läbiseid selline 100 000 kanti, tuli just Soomest, kui ma ei eksi. Ja nagu te teate, siis SQ7 on meil mõnusalt 320 kilovatine V8 diisel. Audidest vist liiga palju liiga pikalt rääkima ei pea, aga tõesti, et see SQ7 siis oma olemuselt, et sisuliselt see V8 mootor. Siin on muidugi mingi soundbox ka all, et eks nad trikitavad siin, et põnev oleks, aga see auto teeb sellist häält nagu tühikäigul. Märaks siia poole. Ulme. Et see auto läheb sellisesse, et teeme kõike pesusse. Uksed lähevad ka tegelikult ise niimoodi selle aeglaselt kinni. Et lihtsalt mina olen see, kes kolgib neid uksi. Auto kohta siis niimoodi, et mõtlesime mingitesse panoramkatusele ja nii edasi panna quick view'i. Siis keraamikaks paneksime Gionii Mossi, peaks siuke 3-aastane päris tugev asi olema. Siin on mõni plastikdetail, et paneks trimmi nendesse kohtadesse. Siis väljale paneks eraldi väljakeraamika. Siin on 22-tollised oluväljad ja esiklaasile siis ja küljeklaasidele paneks view'i. Interior cleaner lihtsalt igaks juhuks kaasas ja nahapuhastusvahend samuti. Nahapuhastusvahendil siis see eelis, et me saame leather code'i ka sealt peale, et tekitab seda väikse kaitseefekti ka nii-öelda. Täna siis teeme natuke teistmoodi, et näitame teile selle auto praeguse seisu ära ja siis, kui ta tehtud on. Et üldiselt eks ta selline must ole, koobas on hea. Siin võib hakata mingi jäätmejaamaks lehtede osas. Muidu selline näeb ta välja, et ühtlaselt must. Hoolega vaadata siis siin on väike näiteks kokkupuude olnud. No nii, viime selle väikse bussi siis pesulasse. See on küll sõltuvust tekitav, mis häält see buss teeb. Kuulake nüüd. Ilmselt on raske seda mikrofoni saada, aga see on väga eriline. Kindlasti nägite auto numbrimärki ka juba, et IT-inimesed võivad siis kommenteerida, kui hästi läks. Ja lisavarustusest ka selle auto puhul, et ma ei tea, kui palju meil on siin kommentaariumis neid SQ7 spetsialiste, aga mina suudan ainult ühe asja ära öelda, mis puudu on. Et puudu on siis lane assist. Ehk siis need, mis tulukesed, mis siin Audidel on, et aitavad rida vahetada. Muus osas mina ütleks, et väga lähedale päris nii-öelda full spec'ile. Hommik, Tarmo. No nii, autot on siis vahepeal 2 päeva puhastatud. Nüüd seisis veel siis pea 24 tundi. Keraamika on ära kuivanud, auto on puhas keraamilise kaitsega ja nüüd siis teeme selle lõpu nii-öelda stepi, ehk siis käime selle auto veel sellise tootega nagu Cure üle. Et paar sutsu lapi peale ja siis detaili haaval nagu kiht veel peale. Pärast hoolduspesu saab ka selle toote uuesti siia peale panna, et ta on selline libe ja aitab nagu kõigele juurde sisuliselt veel. Aga vaatame autot, et väga leikim on löödud vahepeal, et... Ja hästi raske on nagu seda before ja afterit nagu videosse saada, aga ma loodan, et video just aitab tegelikult. Et ise enam ei mäleta, milline see auto hetk enne oli, aga nüüd see auto peaks päris hea olema. Mulle tundub küll väga hea, siuke Candy Gloss on.
kõik see metallika on nagu elus ja ma loodan ka, et siin valguses on nagu näha ka, kui sügav see värv on. No Mohs sai siis seekord nagu keraamikatest valitud ja ausalt öeldes see on üsna selline top of the line, et kui siin lihtsalt nagu ühte kohta vaadata, siis on näha, kuidas need sillerdab jah, lihtsalt. just. Et kõik need nagu värvipärlid, mis iganes pärlefektid on nagu meeletult läikima löödud, et see on nagu üliäge on ikka vaadata seda. Yes, jääb peal küll. Aga proovime valges ka seda, et väljas on natukene valgem. Et seda päevavalgust on üsna minimaalselt hetkel, aga proovime seal ka seda autot nagu korraks vaadata ja kuna see on sõbra auto, siis teeme ühe väikse tiiru ka selle autoga, et siin on emotsiooni omajagu. sekki 100 auto ja arvestades seda, et tegemist on siis 6.7-ga. 6.7 on mingi 2,2 tonni äkki kaalub rohkem. Ei, midagi sellist on. Üle 2 tonni kindlasti on. Ebareaalne. Nagu füüsikaseaduse täielik võistlus käib nagu nende ületamise peale sisuliselt. See ei ole okei. ja Saksa insenerid on jälle tublit tööd teinud. Ja nagu täidab jälle need, ma räägin kogu aeg enda selle nagu perevajadustest ja sellest nüansist, aga tegelikult, et sa võid siin 3 lapsega taga, tegelikult selle auto on 7 kohta. Jah, et sa võid siis veel 5 lapsega ringi sõita. Kes iganes nii julge oma elus on. Näe, siin on meie koht. Audi esindus. Kuule, seda kannatab sinna ette panna küll, jah? Vabalt. Lihtsalt, et te aru saaksite, mis kell on. Et nädalavahetus Rocca al Mare keskuse parkla, mis on puu püsti täis tunni aja pärast. Siis hetkel on see parkla tühi. Okei. Mahub küll, jah? Kellele ma vastan uued väljad nüüd, Ainult 22 tollised. Kuule, see on see sama parkla, kus me S4-ga kunagi liugu lasime, ju? Jaa, jube libe päev oli, me üritasime parkida, aga ei tulnud välja. Ma arvan, et selle autoga on praegu ka libe. Nii, aga nüüd me saame väikse tuuri väljast teha. Esiklaasile sai view, siis nendele küljeklaasidele sai quick view, sest seda tööd on muidu oma jagu palju. Siis keraamikaks läks Mohs, veelgedele läks rimm seekord muideks. Ja, et päris õige asi nii-öelda. Siis ossa pudi vaata neid tasakaalustamise neid küll ilusad enam pole. Muidugi jah, see 22 tolline velg sellel autol, et massiivne ikka. Päris ulme. Trimmi vist ei saanudki seekord kasutada, kui ma ei eksi. Aga nagu vaatama hakata, kus sa paned siis selle trimmi? Siia paned. Siia paneks, jah. Ja selle tõmbad ka keraamikaga üle ja kõik on hästi tegelikult. Ongi. Tarmo spotted. Vaatame kapoti alla ka, jah? Jah, aga mitte, et ma teaks, kas Audil on mingi see lulla. Ei ole? Siin on nii lihtne lausa. Wow. Nii, mootori kate. Ega see nüüd päris puhas pole, enne. Kõik on peidus. Kõik on peidus, jah. Jõhker. S-ile kohaselt on siis natukene punast ka pandud, enne. No kuidas sa muidu tead? Väljast on märgid maha ka võetud, keegi ei saa aru, et see S on. Jah, välja arvatud see, enne. Ja ainult see on siin. Ja pidurisaduled ja... No. ja niimoodi ta vaikselt läheb, enne. Jah. Ei, siuke hea. Saaks selle videosse panna, kui sa seda katsud nagu. See on kõik nagu nii libe selline. Väga libe. Jumala crazy. Diamond Stitchi istmed ilusti. Pano katus. Heli on pose muidugi. Kusjuures, kui ma ei eksi, siis see pose ei ole kõige kangem heli, mis sellele autole saab.
minu arust on Bang & Olufsen ka sellel täitsa võimalusena. Okei. Ma ei ole kindel. Soft close. It works. Audi interjöör on nagu selline väga top klass ikkagi. Ja ma kuulsin, et siin oli niimoodi, et on muidu juhtmega CarPlay, aga siis saad sellise juila ka juurde osta. Aha. Ja siis on wireless. Et 2016 aasta autol on ju päris mõnus juba wireless CarPlay, et see tuli nagu uuematel mudelitel. Siin enne lõppu sai korraks S-mode ka pandud ja kohe on tunda, kuidas nagu tagant veab ja lükkab nagu, et et autol on mootor olemas, jah? Jaa. Okei, aga tegelikult tõmbamegi vaikselt selle video kokku. Viime auto enda päris omanikule tagasi. Edu talle loodame, et jääb selle keraamika ja kogu selle ilutööde protsessiga rahule. Küll ta jääb. Ma usun ka, et kui siin päikest ka veel näitaks sügiseses Tallinnas, siis oleks nagu see efekt veel megam, et me tegelikult ju teame, milline see mohs jääb, kui nagu see on ilusasti paigaldatud. Ja sügisel eriti just see ka, et pori on nii palju, auto püsib nüüd puhtamana, pesta on lihtsam, et väga hea aeg nagu keraamika panekuks veel, et ja mulle nagu lihtsalt meeldib nagu see nüanss, et sisuliselt see auto on nüüd tänu nendele ilutöödele selline, et kui sa nädalas korra käid kuskil nutipesulas ära, siis sa saad selline 90% auto mustusest lihtsalt nutipesuga ära nagu. On, jah. Aga vaatame jooksvalt, et järgmiste videodeni. Yes. Tšau. Tšau.